sõiduk on käes. Tony Koog liigub põhja suunas. Just tuli peale. Vaadates tema pangaandmeid, tundus, et ta helistas teie ettevõttesse abi saamiseks. Kui nad proovisid kaarti kasutada, lükati see pidevalt tagasi. Võib-olla saate teie mulle öelda, kas see oli tema. Kas sina tapsid Sonja? 13. oktoober 2025. Florida õiguskaitseosakond saab Interpolilt kiireloomulise taotluse. Ühendkuningriigi võimud vajavad nende abi kadunud isiku juhtumi lahendamisel. 3 päeva tagasi, 10. oktoobril, lahkus 32-aastane sisulooja Sonja Exelby oma kodust Portsmouthis, Inglismaal ja lendas Gainesville'i, Floridasse. Ta pidi täna koju tagasi lendama, kuid lennufirma andmetel jäi Sonja oma lennust maha. Murelikud lähedased teatavad, et Sonja ei vasta ka sõnumitele ega telefonikõnedele. On veel üks põhjus, miks Sonja kadumine tekitab ärevust. Tal on tõsiste vaimse tervise probleemide ajalugu. Pärast enesetapukatset 2024 aastal sai ta ravi. Kuid Sonja arvutist leitud tõendid viitavad sellele, et tema tumedad impulsid on tagasi tulnud. Ta on sageli külastanud täiskasvanutele mõeldud veebisaite, jagades nende foorumites vägivaldseid seksuaalseid ja enesetapulisi fantaasiaid. Nende tõendite põhjal kardavad võimud, et oma ebastabiilses seisundis võis Sonja sattuda kellegi ohvriks, kellega ta internetis tutvus. Nüüd käib võidujooks, et ta leitaks üles enne, kui on liiga hilja. Florida õiguskaitseamet tegutseb kohe. Nad saavad juurdepääsu Sonja pangakonto väljavõtetele ja avastavad võimaliku vihje. 11. oktoobril, päev pärast seda, kui Sonja Gainesville'i maandus, tegi üks kohalik ettevõte mitu ebaõnnestunud katset Sonja pangakaardilt raha võtta. Seda ettevõtet Solver Wolf Roadside Assistancy omab 53-aastane Dwayne Hall. Järgmisel päeval võtab uurija ühendust Dwayne'iga. Tere, siin Dwayne Solver Wolf Roadside Assistance'ist. Kuidas saan teid aidata? Tere, minu nimi on Calvin Lee. Olen eriagent Florida õiguskaitseosakonnast Gainesville'i piirkonnast. Ja siin on meil kummaline palve. Me aitame Ühendkuningriigi politseid kadunud isiku otsingutel. Ja tema pangaandmeid uurides tundus, et ta helistas teie ettevõttesse abi saamiseks ilmselt 2 või 3 päeva tagasi, kuid makse lükati tagasi. Tema nimi oleks olnud Sonja Exelby. Kas see tundub tuttav? Jäi. Olgu. Põhimõtteliselt on ta kadunuks kuulutatud ja enesetapu mõtetega. Nii et me püüame teda üles leida. Ja me teame, et 3 päeva tagasi maandus ta Gainesville'i lennujaamas ja võttis rendiauto. Ja suundus lõuna poole. Nagu ma ütlesin, pangakontode andmete põhjal selgub, teie ettevõttelt oli tagasi lükatud makse. Seega eeldame, et ta vajas abi. Jah, tal läks auto katki, ta vajas rehvi vahetust. Olgu. Ja ma palusin, et mind viidaks ülejäänud teekonna tema juurde, aga kliendi maksed ei kata seda. Olgu, nii et õige, nii ta tegigi. Nii et te vahetasitegi rehvi ja makse lükati tagasi või siis makse läks läbi ja me ei ilmunudki kohale. Okei. Kas ta ütles, kuhu ta tahtis minna? Mis oli tema lõppsihtkoht? Ei öelnud, okei. Ta oli kõige suhtes väga salatsev. Okei. Kas ta kunagi ütles oma nime? Kas see nimi oli Sonja või Sonja Exelby? Kas see oli nimi, mille ta ütles? Okei. Jah. Kas sa mäletad, kus ta täpselt ütles, et ta oli? Näiteks, kus tema sõidukid maha põlesid? Mitte täpselt. Okei. Kusagil Reddicki kandis. See oli igal juhul väljaspool meie teeninduspiirkonda. Reddick. Jaa. Pärast vestlust Dwayne'iga kinnitavad detektiivid, et Sonja broneeris Airbnb Reddickis, väikeses linnas 25 miili kaugusel Gainesville'ist lõuna pool. 15. oktoobril lähevad uurijad Airbnb'sse. Kui nad kohale jõuavad, pole Sonjat seal. Ka tema isiklikest asjadest pole jälgegi. Kuid uurijatele on selge, et keegi on seal olnud, sest elamises on ära visatud toitu ja prügi.
magamistoas teevad politseinikud häiriva avastuse. Tundub, et tekil on verd. Uurijad leiavad prõgist ka inimjuukseid. Juuksed on pikad ja pruunid, just nagu Sonja omad. Kuule mees, Preili Karolin jõudis just kohale ühe laiba koeraga. Järgmisel päeval toovad võimud kohale otsingukoera, et läbi otsida ümbritsev ala. Ma tegelikult ei näe eriti midagi. Koer ei anna mingit märku. Kui Sonja on surnud, siis tema keha ei ole siin. Kui uurijad jätkavad prügikastide läbiotsimist, leiavad nad mitu kortsuspoe kviitungit. Kviitungid on dateeritud 10. oktoobriga, samal päeval kui Sonja lendas Gainesville'i. Ostunimekirjas on labidas, köis ja relvapuhastusvahend. Veelgi kahtlesem on see, et kviitungitel on ajatempli kell 17.47 ja 17.54. See on umbes samal ajal, kui Sonja lend Inglismaalt maandus lennujaamas, mis tähendab, et ta ei saanud neid oste ise teha. Kui kuritehnikud jätkavad Airbnb's, DNA ja sõrmejälgede tõendite kogumist, seostavad uurijad kviitungid Gainesville'i poega ja paluvad nende turvakaamera salvestisi 10. oktoobrist. Kui nad salvestisi vaatavad, teevad võimud olulise avastuse. Nende kviitungite taga olev ostja on Dwayne Hall. Lisaks saavad uurijad turvakaamera salvestised Gainesville'i lennujaamast. Selgub, et Sonja ei rentinud kunagi autot. Salvestiselt on näha, et Dwayne tuli talle oma musta džiipiga järele umbes kell 18.30. Vähem kui tund pärast seda, kui ta poes lindile jäi. Uurijate jaoks tõestab videomaterjal, et Dwayne'i jutt oli vale. See tähendab ka, et Dwayne võis olla viimane inimene, kellega Sonja koos oli enne kadumist. Meil on sõiduk olemas. Toni Koog poja suunal just tuli peale. Hoida. 17. oktoobril leiavad võimud üles Dwayne'i. Nüüd, kas sa arvad, et oled teises reas või esimeses reas? See on vast Jeep. Kui politsei ta kinni peab, avastavad nad, et ta ei ole üksi. Joani naine on autos koos temaga. Vabandust, välis. Ta selgitab, et naisel tehti hiljuti 2 kopsu siirdamine ja nad on teel arsti vastuvõtule. Ma muretsen koos sinuga, aga kuule. Ära muretse. Ära tema pärast muretse. Me ei pane teda mingil moel raskesse olukorda. Me leiame mingi lahenduse. Olgu. Politsei peab Dwayne'i kinni ja viib ta ülekuulamiseks lähedal asuvasse politseijaoskonda. Vaata, seal paremal see diivan on seal üleval. Jah, just seal. Tema naine pannakse eraldi sõidukisse ja saadetakse saatjaga oma kohtumisele. Võimud võtavad Dwayne'i džiipi kriminalistiliseks läbivaatuseks hoiule. Sõiduki seest leiavad detektiivid tema mobiiltelefoni. Hääle. Ring wifi. Olgu. Tere, härra. Halb pere. Kui uurijad Dwayne'iga maha istuvad ja teda küsitlevad, tunnistab ta, et ta tõesti võttis 10. oktoobril lennujaamas teale ühe naise. Ta ütleb, et rikas klient, mees nimega Harold, palkas ta seda tegema. Ta helistas mulle. Ma töötasin Gainesville'is, olin 6. vahetusel. Ta helistas mulle ja ütles, kuule, ma vajan, et sa läheksid kellelegi Gainesville'i lennujaama vastu. Olgu. Ma läksin Gainesville'i lennujaama kellelegi vastu. Naine. Püüdsin temaga juttu teha. Ta ütles mulle põhimõtteliselt ja ma peaaegu tsiteerin sõna-sõnalt. Ole vait. Ma ei räägi teenijatega. See on see, mida see inimene ütles. Olgu. Ole vait. Ma ei räägi teenijatega. Olgu. Kirjelda inimest, kelle sa lennujaamast peale võtsid ja mul on piit. Ja ma loodan, et äkki saad mulle öelda, kas see oli tema. See oli tema. Thank you. Ma ei vaja oma prille. Sa ei vaja isegi oma prille. Dwayne tuvastab Sonja Exelby kui naise, kelle ta 10. oktoobril peale võttis. Ta ütleb, et viis ta Airbnb'sse, kus Harold neid ootas. Ta tuli mu autost välja, kõndis tema juurde nagu tunneks teda, kallistas teda ja hüppas sisse. Mis oli? Võib-olla oli see 70-ndate Cadillac Eldorado eraldi juhiga, täiesti musta värvi ja nad lahkusid. See oli Harold surnuna. Harold. Oh. Ma arvan, et see pole ka päris nimi.
Oma loo kinnitamiseks palub politsei Dwayne'il anda Haroldi kontaktandmed, kuid Dwayne ütleb, et sellega on probleem. Kõik tõendid tema ja Haroldi vahelise suhtluse kohta on tema telefonist müstiliselt kadunud. Ma vihkan seda vihki praegu, sest ma ei saa oma versiooni tõestada. Kõik minu digitaalsed jäljed on kadunud. Mida ma peaksin sellega peale hakkama? Kuidas ma peaksin, teate küll, kuidas ma peaksin panema teid uskuma minu poolt selles asjas? Kui kõik näib praegu nii, nagu oleksin mina sellega seotud, teate küll. Kas lubaksite meil teie telefonist andmed välja võtta? Teeme kogu telefoni andmete väljavõtte. Me saame proovida neid asju leida, sest sageli, kui me teeme seadne digitaalse väljavõtte, leiame mõnikord asju, mida inimesed on kustutanud. Nii et inimesed kustutavad sõlumeid ja muid asju, aga need jäävad ikkagi telefoni kõvavettale alles. Lihtsalt see ruum määratakse ümber tühjaks ruumiks, nii et sa ei näe, et see on kustutatud. Sa näed, et see on kustutatud, aga see on ikkagi seal alles. Kas sa oleksid nõus seda tegema? Ma mõtlen, et ma tegelikult ei näe selles probleemi, aga ma tegelikult ei tea. Ma lihtsalt küsin. Tegelikult mitte, mulle see eriti ei meeldi. Kui ma mõtlen ei, siis mida sa teed? Sa pöörad ringi, hangid läbiotsimismääruse ja lähed ikkagi vaatama, eks ole. Ma lihtsalt küsin, sest sa mainisid, et tahad abiks olla. Sa ütled, ma ei tahtnud abiks olla. Ei. Ei, ja lase mul lõpetada siiski. Sa ütled, et asjad on su telefonist kadunud, nii et ma tahan proovida sellele jälile jõuda, kui see on, tead küll. Mida sa pähed? Kui sa tahad midagi konkreetset, siis mul pole selle vastu midagi. Kui sa tahad minu kõne ajalugu välja võtta ja sa tahad minu tekstsõnumid välja võtta ja sa tahad välja võtta minu e-kirju. Olgu. Võib-olla mul poleks selle vastu midagi. Olgu. Aga ülejäänud asjad, need on minu omad mees. Sa tead üheks. See on minu porno. Aga sa vaatad seda koos pornoga. Aga tead küll. Ma pean viisi. Kas see on porno, mida sa oled ise teinud või on see porno, mida sa lihtsalt vaatad? See pole midagi, mida sa tahaksid näha. Kas sa teed veidreid asju? Noh, mis sa arvad? Mis me seda ei vaata? Tõenäoliselt ainult natuke. No. Sellepärast ma siin olen. Miks sa arvad, et ma küsin? Ma intervjueerin palju erinevaid inimesi, nii et sa ei saa mulle midagi öelda, mis mind üllataks. Dwayne ütleb ise, et ta on ühest oma lemmikpornosaidist keelatud. See täiskasvanutele mõeldud veebisaidi nimi on uurijatele juba tuttav. See on üks neist veebisaitidest, mille Briti ametivõimud leidsid Sonja sirvimisajaloost. Mille eest sind keelustati? Kas õiglaselt või mitte? Ma ei tea. Nii et... Millest sulle meeldis rääkida? Ja sa ei üllata mind, sest nagu ma ütlesin, olen ma juba näinud kõike. Vaatame. Ma eelistan karmi sidumist. Okay. Mulle meeldib karm sidumine. Kas arvad, et just see põhjustas selle? See ei ole põhjus. See ei ole see, mis mind keelustati. Ma olin nagu... Pole võimalik, et sina mu blokeerimise põhjustasid. Ma ei tea. Tundub, et keegi solgus millegi peale, mida mu naine ütles, näiteks kommentaaris või midagi sellist. Sa saad kommenteerida pilte või postitusi või vestelda otseülekannetes või midagi sellist. Mitte otseülekannetes, vaid kommentaari voogudes või midagi sellist. Ma arvan, et midagi seal võis viia selleni, et mind blokeeriti, sest on teatud sõnad, mida ei tohi kasutada ja see nimekiri näib iga kuuga aina kasvavat. Aga nagu ma ütlesin, ma ei ole seal juba ammu käinud. Mis sõnad need on? Põhimõtteliselt kõik, mis on vägivaldne. Kõik vägivaldne või? Agressiivne, liiga agressiivne. Nagu snuff-tüüpi asjad. Midagi snuff-tüüpi, värgi, vägistamise ja muu sellise vägivaldse vahepealselt. Põhjus, miks ma sinuga seda vestlust pean, on see, et meie kadunud inimene oli samuti seotud selliste fantaasiate ja vägivaldsete mõtetega. Kui ta tuli siia kavatsusega mõnda neist fantaasiatest täita, näiteks sidumismängud või vägivaldsed seksuaalfantaasiad. Ma ei ütle tingimata vägistamist, aga kindlasti vägivaldseid seksuaalfantaasiaid. Ja siis, kui see teik on läbi, tahab ta oma elu lõpetada. Kui sa üritad mind millegagi sellisega seostada, siis ütlen sulle kohe ära, et pärast seda, kui mu naine peaaegu suri, on kõik olnud ainult tema ümber. Mul ei ole mingit huvi millegi sellise vastu, midagi teise meisega. Nii et sa saad aru, et kui me ta leiame ja me leiame ta üles,
et kui sa aitasid teda ja sa ei räägi meile sellest praegu tõtt, siis see jätab sinust väga halva mulje. Kas te leidsite teda üles? Mida ma öelda tahan, on see. Aga kas te ikkagi leidsite teda üles? Ma mõtlen, samas nagu ma ütlesin, ma tegelikult ei tea, mis temaga juhtus. Ei tea, mis juhtus. Ma ei tea, kus see juhtus. Ma ei tea sellest poolest mitte midagi. Dwayne lõpetab ülekuulamise ja nõuab advokaati. Kui ta ootab oma arstiaega, räägib Dwayne'i naine uurijatega. Kui nad küsivad tema mehe asukoha kohta möödunud nädalavahetusel, ütleb ta, et Dwayne rääkis talle, et üks rikas klient palkas ta öötööle. Nii et ta sisuliselt ei rääkinud sulle nädalavahetusest midagi. Ei öelnud, mis töö see oli või midagi sellist. Ainult, et ta töötab ja tal on hunnik väga ilusaid autosid. Okay. Väga ilusad autod, olgu. Ja kas kunagi varem on olnud õist tööd, kui laps oli kaasas? See oli esimene kord, kui ta seda tegi. Aga see on ilus. See kõlab nagu päris suur asi või midagi sellist, mida nad huviga ootasid. Olgu, kas ta on viimastel päevadel pärast seda kõike kuidagi imelikult või kummaliselt käitunud? Ta on lihtsalt teie pärast närvis. Tõesti? Ta on teie pärast täiesti hirmul olnud. Nagu, miks nad nii käituvad? Ma mõtlen, ta on nagu majas sees, piilub aknast välja ja nii edasi. Midagi sellist pole. Ta on lihtsalt uudisimulik. Mis selle krediidiga toimub? Miks nad temaga krediitkaardist räägivad? Jah. Miks politsei kaasatakse, kui kaart on tagasi lükatud? Sain aru. Kas ta selgitas, mis juhtus või midagi selle krediitkaardiga? Ei, ainult seda, et keegi üritas ühe tema teenuse eest maksta. Keegi kutsus ta välja käidusabi pärast või midagi sellist ja nad üritasid maksta. Kuna see ei käinud kindlustuse kaudu, pidid nad ette maksma. Okei. Ja kui nad üritasid kaarti kasutada, siis see lihtsalt lükati kogu aeg tagasi. Tagasi politsei jaoskonnas leiavad uurijad Dwayne'i mobiiltelefonist uut šokeerivat tõendusmaterjali. Kustutatud video, mis on Airbnb's Soniast 11. oktoobril tehtud. Videos näeb Sonja välja resitud ja endast väljas. Tal on näol ja kehal nähtavad lõikehaavad ja sinikad. Taustal on kuulda, kuidas Dwayne teda narrib. See kõhedus tekitav video paneb uurijad muretsema, et Sonja võib olla surnud ning nad kahtlustavad, et Dwayne võib teada, mis temaga juhtus. Kuid ilma surnukeha või ülestunnistuseta pole endiselt kindlad tõendid tema võimalikust seotusest. Hiljem samal päeval, kui Sonja otsingud jätkuvad, esitab Dwayne ühe palve. Kas te vajasite meid millekski? Jaa. Kas sul on hetk aega? Tahaksin sinuga rääkida. Teega mõlemaga ja sinuga ka, ma arvan. Ongi. Millest sa tahaksid rääkida? Ma tahan põhimõtteliselt kogu oma ütluse tagasi võtta. Sa tahad kogu oma ütluse tagasi võtta? Jah. Küll. No enne kui me rääkisime. Kui me intervjuu lõpetasime, mainisite, et soovite advokaati. Nii et see tekitab meile keerulise olukorra. Ma võin minna sama kaugele kui eelmisel õhtul, aga ma tahan kõik tagasi võtta, sest ma olen palju asju, aga valetaja olla ma ei suuda. Ma ei suuda seda taruda. Nii et kui sa tahad meiega veel rääkida, siis ma tahan väga selgelt öelda, et enne palusid sa endale advokaati. Seega me lõpetasime sinuga rääkimise. Ma saan tagajärgedest aru. Ma tahan uuesti alustada ja ma tahan teile kõike algusest peale rääkida. Kogu lugu algusest peale. Pärast seda, kui uurijad lugesid Dwayne'ile tema õigused uuesti ette, näib ta olevat valmis tõtt rääkima. Ma kohtusin Sonjaga. Ja me hakkasime rääkima. Ja ta rääkis mulle kõigest oma elust ja sellistest asjadest. Nii et ma hakkasin teda natuke juhendama. See oli ilmselt umbes 2 aastat tagasi. Ja ma tahtsin tema elu paremus muuta. Ma ei tahtnud, et ta end tapaks. Dwayne ütleb, et tema enda sõnul tema juhendamise all näis Sonja ellusuhtumine paranevat. Kuni möödunud aastani. Ta lihtsalt ei tahtnud enam, et teda segataks põhimõtteliselt. See on ainus viis, kuidas ma seda öelda saan. Ja mul on kahju. Ma kavatsen seda lugadust pidada. Kes ei tahtnud, et teda segataks? Tema, Sonja ei tahtnud, et teda segataks. Ta ei tahtnud enam, et teda segataks. Ta ei tahtnud, et teda enam tülitataks. Inimenu koormatega nii-öelda enam. Ta tahtis, et see oleks läbi. Ta tahtis, et see oleks lõppenud. Dwayne'i sõnul oli Sonja soov oma elu lõpetada katalüsaatoriks tema reisile Floridasse. Millal selle planeerimine algas? Umbes aasta tagasi.
Meil oli paar ebaõnnestunud katset, sest mu naise seisund läks ikka ja jälle väga halvaks. Ja lõpuks mu naine muutus tõesti haigeks. Ma mõtlesin, et tõesti haigeks. Ja siis me hakkasimegi sinu kaartelugu välja mõtlema. Kelle kaartelugu see oli, vabandan? Tema oma, me mõtlesime selle koos välja. Nii et Harold ja Veik see laul. See oli kõik jama, sest seda tema tahtis. Selle me mõtlesimegi välja. Pärast seda, kui tema ja Sonja jõudsid Airbnb-sse, ütleb Dwayne, et asi läks füüsiliseks. Me natuke rängisime, see on tõsi. Mõned korrad, aga ma sain ainult korra lõpetada, sest ma ei olnud eriti huvitatud. Ma ei suutnud. Ma ei saanud muud mõelda, kui et ma reetsin oma naist iga kord, kui proovisin. Ja ma ei suutnud. Kas sa saad rääkida seksist? Mis su Sonjaga on? Kas sa oled valmis sellest rääkima? Me võime proovida. Ta tegi kindlasti väga selgeks, et ta tahtis tõesti karmimat, agressiivset. Seksi. Okei. Alicia. Sest sa rääkisid inimestest, kellel on selles kogemusi, et sul endalgi on selles palju kogemusi. Kas sul oli turvasena? Ta otsustas, et oma olukorra tõttu ei soovida turvasena. Küll. Sellist sõna ei olnud olemas. Kas ta kunagi tegi midagi selle aja jooksul, mil te temaga koos olite, mis oleks viidanud sellele, et ta võib-olla muutis meelt? Ei. Tegelikult sai ta minu peale väga pahaseks, sest ma loobusin. See ei olnud üldse minu teema ja ma loobusin. Ja ma ei tahtnud seda teha. Ma ei tahtnud temaga magada. Ma ei tahtnud temaga sidumismänge mängida ega midagi sellist. Ma lihtsalt tahtsin, et see oleks läbi. Ta sai pahaseks. Ta ei teinud seda, mida ta pidi tegema. Sonja, ta ei teinud seda, mida ta pidi tegema. Mida ta pidi tegema? Ta pidi tooma, ta ei pidanud, ta pidi tooma sularaha. Ta ei pidanud tooma kaarte, ta pidi tooma sularaha. Aita mul aru saada, mille jaoks see sularaha pidi olema? Et aidata sul USA maksuameti võlgatasud. Olgu. Ma olen USA maksuametile viimase 2 aasta eest peaaegu $10,000 võlgu. Ja ta pakkus vabatahtlikult abi selle tasumisel, et leevendada minu rahalist hinget. Sest meil oli väga raske aeg. Kuna su naine oli haige, sa ütlesid, et ta pidi sulle sularahas maksma, aga ta ei toonud sularaha, vaid tal olid kaardid. Ja kuidas nende kaartidega siis läks? Ta tahtis mind ikkagi rahaliselt aidata, nii et ta palus mul seda ühte kaarti ikka jälle läbi tõmmata, sest ta vandus, et seal on nüüd raha peal. See ei ole vale. Kas sa tapsid Sonja? Ma ei saa sulle seda öelda. Dwayne väidab, et ta ei saa rohkem üksikasju avaldada, kuna ta andis Sonjale lubaduse. Nii et sa tunned, et rikuksid seda lubadust, kui ütleksid meile, kus ta on? Ma ei saa seda kinnitada ega ümber lükata, aga ma ei saa. Sellega seoses oma lubadust murda. Ma ei saa sulle öelda, kuhu ta läks ja ma ei saa sulle selle kohta midagi öelda. Ja sa ei saa meile öelda, sest andsid lubaduse. Yeah. Vahetult pärast Dwayne'i mõistatuslikku avaldust toimub juhtumis suur läbimurre. Otsingumeeskonnad leiavad inimjäänused Marion Oaksis, maapiirkonnas, mis asub umbes 29 miili Sonja Airbnb-st lõunapoon. Uurijad ei suuda sündmuskohal isikut kindlaks teha, kuid leiavad veel ühe süüstava tõendi. Laiba lähedalt leitakse labida silt. See on täpselt sama labida kaubamärgi silt, mille Dwayne ostis enne, kui ta Sonjaga kohtus. Jäänused viiakse Marion County kohtuarsti kontorisse. Kohtuarsti raporti ootuses otsustavad uurijad Dwayne'i seotud süüdistustega vahistada. Teid arreteeritakse krediitkaardipettuse eest, kuna kasutasite Sonja kaarte. Te esilete mulle süüdistuse krediitkaardipettuses. Ja. Tuleb veel süüdistusi, eks? Ma ei tea. Ma ütlen sulle lihtsalt, et praegu esitatakse sulle süüdistus krediitkaardipettuses. Olgu. Kas sa ootad veel süüdistusi, kas sa ootasid midagi muud? Jaa.
aga me ei hakka sinna minema. Järgmisel päeval, 18. oktoobril kinnitab kohtuarst, et ohver on Sonja Exelby. Tema surma põhjuseks on 4 terava esemega tekitatud vigastus tema kehal. Tundub, et ta pussitati jõhkralt surnuks. Kui uurijad jätkavad Dwayne'i vastu tõendite kogumist, avastavad nad, et 11. oktoobril saatis Sonja sõbrale sõnumi vestlusrakenduse kaudu. Sõnumis, mis näib olevat tema viimane, ei maini Sonja Dwayne'i nime, kuid ta väljendab hirmu ja kahetsust. 9 päeva hiljem, 27. oktoobril, helistab Dwayne vanglast oma naisele. Kõnes mainib ta rõhutatult, et enne oma arreteerimist saatis ta sõbrale paki. Ametnikud on jälginud Dwayne'i kõnesid. Ühe tema sotsiaalmeedia konto kaudu leiavad nad sõbra üles ja saavad paki kätte. Seest leiavad nad verise noa. Kohtuekspertiisi tulemused on ühesed. Noal olev veri kuulub Sonjale. Noalt leitakse ka Dwayne'i DNA. 2025 aasta 17. novembril arreteeritakse Dwayne Hall ametlikult ning talle esitatakse süüdistus Sonja Exelby mõrvas ja inimröövis. Dwayne ei tunnista end süüdi ning kohtunik otsustab, et ta peab kohtuprotsessini vanglas viibima. Olukord on selline, et puudub kautsjoni tingimus, mis tabaks teie kohaloleku kohtus, hoiaks kogukonna turvalisena ning selle juhtumi puhul on teie vastu palju tõendeid. Tema kohtuprotsessi kuupäev pole veel välja kuulutatud. Kui perekond ja sõbrad ootavad, et õiglus jalule seataks, on Sonja Exelby surm traagiline meeldetuletus sellest, kui haavatavad ja vastuvõtlikud on vaimse tervise probleemidega inimesed. Kui sina või keegi, keda sa tunned, on kriisis, helista numbrile 988, et saada abi suitsiidi- ja kriisitelefonilt. Võid samuti helistada võrgustikule, mis oli varem tuntud kui riiklik suitsiidiennetuse abiliin, numbril 800 273 8255. Saada sõnumiga HOME numbrile 741 741 või külasta lehte speakingofsuicide.com/resources, et saada lisatuge.